Suvila Rent Rakveres. Teeme ka seest väikse tuuri. Ja alustame tähtsamast. Küttesüsteem näiteks. See on siin. Vajutame peale. Ei juhtu midagi. Hoiame natukene. Ehk siis esimene valik. Auto kujutis vilgub. Vajutame peale. Ja siit saab valida siis temperatuuri. Loodetavasti suvel seda vaja ei ole, aga kui on, siis valib temperatuuri. Siin näitab, et ta praegu hakkaks kütma gaasi pealt. Ja sellega olekski kõik. Kui gaas on lahti, siis ta mingi hetk hakkab süütama ja kütab soojaks. Kui aga näiteks olete Haagise pargis, kus on elekter, siis saab panna puhtalt elektri pealt kütma. Siis hakkab tööle kogu see küttesüsteem puhtalt elektri pealt. Praegu näitab veakoodi sellepärast, et mul on gaasisüsteem kinni. Selle lülitame välja. Siis järgmine on tarbevesi. Tarbevesi. Siit saab valida, kas ta on nii-öelda kütab rahulikult, kiiremini kuumaks ja see on siis nagu ülikiiresti. Aga seal ongi see, et siis läheb ka näiteks gaasi rohkem. Kui vastavalt sellele siis. Ja siit saab valida, kui tugevalt puhub sooja õhku nii-öelda sealt välja. Ja siit sellest paneelist rohkem ei olegi midagi. Järgmiseks näitab ära, kuidas külmkapp töötab. Ja siis kõrvalt siin mainin ära, et kui miski asi ei avane või ei tööta kerge jõuga, siis järelikult teed midagi valesti. Et kõik on niimoodi lukkude ja asjade taga. Et lihtsalt avades ei töötagi, vaid seal on nii-öelda lisalukk. Aga külmkapi saab siit tööle. Siin on samamoodi valikud, kas ta töötab gaasi pealt, auto aku pealt, mida mina ei soovita kasutada, või siis puhtalt elektri pealt. Eelmine rentnik on meil jätnud automaadi peale, ehk siis vastavalt sellele, et kui paneb elektri järgi, siis ta hakkab automaatselt elektri pealt tarbima, aga muidu valib gaasi. Seda nuppu all hoides saab noolega valida, millist režiimi soovid. Ja siit, et kui külmaks soovid. No see on põhimõtteliselt nagu tavaliselt külmkapil. Ja nüüd selle järgi ta hakkaks gaasiga kütma. Praegu lülitame välja. Siis järgmiseks on pliit. Gaasipliit nagu gaasipliit ikka. Siit leiame välgumihkli. Kuna gaas on kinni, siis ta mul praegu tööle tõenäoliselt ei hakka. Nii on. Aga vajutad alla, keerad, kuuled gaasi susinat, vahet tuld ja lased lahti. Järgmiseks WC. WC kasutamiseks. Siin on link. Võtad selle luugi eest ära, teed oma asjad. Siit lased vee peale. Ja paned luugi kinni. See on nii-öelda klõpsuga kinni ja siit käib see lahti. Selleks on ennem on vaja ära võtta see puidust rest põrandalt ja siis saab selle seina siia neljanurkselt ette kantida ja läheb magnetiga, jääb siia kinni. Kabiini kohal olev voodi või salongi kohal töötab nupust. Selleks tuleb kindlasti üle kontrollida, et telekas oleks seinas kinni, sest suht siuke mõne milli küsimus läheb mööda. See tuleb lasta täitsa alla ja kes väga ringi nihverdab voodis, siis see saab võrgud panna ülesse siia kinni ja siia kinni, siis ei ole ohtu, et sa öösel maha ennast keerad. Siis laua liigutamiseks on siin all on link. Tõenäoliselt kipub ära ununema, võtad linki, saad liigutada kahes suunas.
kardinad samamoodi, et kõik töötab kergelt ja kui ei tööta, siis järelikult teed midagi valesti. Külje pealt vajutad kokku, külje pealt alla ja sellega on, see läheb selle külge. Aknad käivad lahti, siin on nupp, vajutad nuppu, keerad, vajutad nuppu, keerad. Läheme selle paneeli juurde. Kui sa auto kätte saad, rendiperiood algab, siis on need nupud kõik välja lülitatud. Kasutusele võtad, vajutad peale, siit saad väljast tule põlema panna, siit läheb veepump järgi, siit läheb üleüldine seest elekter järgi. Siit näitab toatemperatuuri. Ülevalt paremalt näitab, palju on puhast vett paagis. Teise vajutusega näitab, kui palju on halli vett paagis. Ehk siis dušivesi, kraanikausivesi, kõik läheb nii-öelda selle halli veepaaki. See nupp näitab salongi osa aku täituvust. Autol on päikesepaneelid, ehk siis kui päike paistab, siis ta laeb automaatselt. Ja see näitab auto enda akut. Angela on tõenäoliselt sättinud siia autosse kõik asjad valmis, mida võib vaja minna. Noad eritajast kuni pasta carbonara kastmeni. Sellega ongi kõik, ma arvan. Kui on lisaküsimusi, siis saab alati helistada. Telefoninumber on olemas.